Tere jälle! Istun kohas ja loen edasi raamatut Minu koha päevaraamat. Täna on 16. aprill. Eile pidi lockdown läbi saama ehk siis liikumiskeeld, aga seda pikendati kuni 3. maini. Inimesed kõik, kes tahtsid siit ära sõita kohast oma perede juurde teistesse osariikidesse, paraku sõita ära ei saanud. Sellepärast, et rongid ei liigu, lennukid ei liigu ja kõik piirid on kinni pandud. Mõtlesin, et leian vaikse aja, vaikse hetke, et lugeda vaikuses, aga paraku tundub, et seda ei õnnestu mul leida. Hommikupoole sain majast väljas käia. Tuttav ütles, et kuni kella 2 on võimalik käia ja ajada oma asju. Kellel on vaja poes käia või apteegis näiteks, sest mõned toidupoed on lahti ja ka apteek on hommikupoole lahti. Käisin apteegis ära ja enne seda käisin ka ujumas, politseid veel mere ääres ei olnud, aga nüüd õhtul 6:30 aegu, kui tuli mõte, et toot lippaks uuesti korra vette, siis oli politsei ranna peal oma kaikaga. Hea on, et mitte automaadiga. Ja parem pöörasime tagasi ja tulime koju. Aga nüüd siis loeks teile natukene turundustegevusest koha moodi. Mõtlesin täna Indias toimuvale turundustegevusele. Just sellises kohas nagu koha olen saanud seda umbes 7 aasta vältel jälgida. See on minu jaoks täpselt niisama kaootiline kui kogu see rahvas siin. Muudkui tellitakse visiitkaarte, voldikuid, kõik ise nägu ja ei toeta eesmärki. Asju tehakse tegemise, mitte tulemuse pärast. Peaasi, et on tore ja värviline. Vaatasin Ayurveda arsti visiitkaarti. Kõige rohkem ruumi on visiitkaardil pühendatud firma nimele, mis ei ütle lugejale küll mitte midagi. Shushrut. Siis on suurelt osad teenused inglise ja vene keeles, nagu Ayurveda konsultatsioon, Panchakarma, Shirodhara, massaaž, gizi. Mida siis need ütlevad inimesele, kes ei tea isegi, mis on Ayurveda? Mitte midagi. Miks nad peaks selle visiitkaardi peale infot edasi lugema? Ei pea ja ei loe. Samas otsivad kõik abi küll kõhulahtisuse, külmetuse ja 100 muu haiguse vastu. Siis on seal visiitkaardil veel väiksemas kirjas arsti nimi ja veel väiksemas peaaegu loetamatus kirjas telefoninumber ja seejärel täiesti loetamatus kirbukirjas arsti meiliaadress ja tema tegutsemiskoha aadress. Istun arstiga järgmisel nädalal korra maha ja analüüsin temaga koos seda kaarti. Kuigi ega ma ei usu, et ta sellest aru saab, et tema tellitud kraam ja igapäevategevus teenindamisele toeta sugugi klientide lisandumist kahjuks. Lihtsalt rõõmsate värviliste paberiplakatite tootmine teeb tuju heaks ja tekitab isegi tunde, et neid on äri edendamisel vaja. Oluline, et tegija pilt ja nimi kuskil suurelt on. Ego saab toidetud, reklaamipakkuja saab raha kätte, kuid kliendid. Sellest nad aru ei saa, et ega siis klient ei tule, kui värvilisel paberitükil on nende pilt ja nende nimi. Täna sain teada, et ühe kohaliku reserveerimissüsteemiga veebilehe tegemine kliendile maksab 2 läkki, mis siis on 200 000 ruupiat ehk 2700 eurot. Siiski kahjuks ei osata ju seda sisu nagunii marketingi seisukohal professionaalselt toota, seega on see taas üks maha visatud raha. Peaksin ikka hakkama aktiivselt oma teenuseid müüma. Turundusega ise ju üle 20 aasta tegelenud kohalik eluolu on teada ja turistide hingeelu samuti. Kuid kui kuulata kõiki neid toredaid ja asjalikke inimesi mujalt riikidest, kes kohas aastakümneid äri teinud, ei tasu vaeva näha, sest indialane ei taha uut õppida ja vastu võtta. Ja kas ta peakski? Senikaua, kui kõik on hästi, tema arust ongi ju kõik hästi. Ehtekunstnik Kalile tegin kodulehe www.goldschmidtali.weebli.com.
Andsin 2 aasta jooksul hulga turundusideid klientide saamiseks ja jätkusuutliku teeninduse tagamiseks, eriti arvestades sihtgrupi muutusega viimaste aastate jooksul. Tema hoolega kuulas ja kiitis, et talle nii meeldivad kõik minu ideed. Aga milline on tulemus? Ta kuulaks veel mõned 10 aastad minu ideid, kuid ellu ei rakenda neist vist ühtegi. Selline see elu siin juba on, et parem naudime seda, mis siin on, ega katsub parendada ja arendada. Kõik on ju suurepärases korras ja kohalikud ise õnnelikud. Alia on kunstnikuna supertegija ja inimesena ingel. Äkki isegi räägin talle homme tema uuest visiitkaardist, mille ta lahkesti ja silm nähtava uhkusega täna mulle ulatus. Sellel on tema kontaktlogo ja minu tehtud veebiliha aadress. Kõik. Kuidas Koa Kirjul tänaval kõndiv turist ta selle info alusel ilma netita üles leiab? Ei leiagi. Ja kes ta siis üldse selline on? Mis kasu talst võiks olla? Sellest ei ole välisturistile kasu, et pea kõik, kes ehetega siin tegelevad, teavad teda ja on temaga koostööd teinud. Need, kes teavad, ei hakka ju ometi turisti kättpidi konkurendi juurde viima. Või peaksin maha rahunema? Ma ei ole siin ju ometi tööl ja seda enam, et miks ma oma tööd tasuta teen ja ilma tellimuseta. Inimesed peaksid küsima ja alles siis mina vastama. Ma parem ei ütle midagi. Islamis on üks ilus kõnekäänd. Ava suu ainult siis, kui see, mida sa ütled, on ilusam kui vaikus. Seega hoian seda meeles ja keelehammaste taga. Naaber taob oma ukse taga, tahab vist ukse maha murda. Teen oma ukse lahti ja küsin, kas vaiksemalt saaks. Tema vastab, et koputab. Jah, rusikaga ja kausiga koputamine on üsna koputamise moodi küll. Saan aru. Ma vist hakkan müramürgitusse surema. Ei tahaks ju reageerida ja tore on olla hea ja sõbralik naaber, kuid olen nii tundlik mürale ja seda jagub siin küllaga. Vähe sellest, et nad koridoris karjuvad, hoiavad nad pidevalt oma korteri ust lahti ja lõugavad oma korteris nii, et terve koridor kajab. Neid see lärm ei häiri, mind aga küll. Kuskile ümber kolida ka ei tahaks, sest korter on kena ja nüüd on ka suur puhastus tehtud. Loodan, et tulevad varsti vaiksed ja head naabrid. Kell on 11:30 PM ehk siis 23:30. Minu korteri all korteris elav India perekond, meie korruse indialaste sugulased, kellel on omakorda külas esimesel korrusel öömaja saanud sugulased Mumbaist, karjuvad ja lobisevad lakkamatult. Mitu pesakonda on koos. Sädine ei vaibu isegi 5 minutiks. Arvata on, et lobisemine läheb ka täna öösel 4-5 välja. Imestan ikka, et millest neil nii palju rääkida on. Indias peab aga meeles pidama, et Briti süsteemi järgi räägitakse ka korrustest. Esimene korrus on niinimetatud alumine korrus, ground floor. Siis tuleb teine korrus, see on first floor, ehk siis meie mõistes esimene korrus ja siis second floor ja nii edasi. Mina elin Eesti mõistes 3. ja India mõistes 2. korrusel. Ja esimesel seega lärmatakse. Ayurveda 10 soovitust ja lehmad. Kui minult Indiasse tulevad turistid küsivad, et mida Indias teha, mida siin kindlasti peaks tegema, siis ma ütlen alati neile, et minge kindlasti Ayurveda arsti juurde, võtke konsultatsioon, saage teada oma kehatüüp ja kindlasti võtke mõned massaažid. Mitte need tavalised, vaid ikka korralikud Kerala massaažid. Korralikud massaažid selles mõttes, et te saate erinevaid tehnikaid tunda ja aru saada, et mis see Ayurveda siis üleüldse on. On neid inimesi, neid eestlasi, kes käivad siin aastakümneid juba ja ennast ravimas ja nemad teavad väga hästi, millist massaaži võtta, millal, kuidas iseennast sellel ajal turgutada ja hoida, palju juua. Ja ma arvan, et nad teevad väga õigesti. Need inimesed, kes korraks Indiasse satuvad, neile piisab sellest, kui nad saavad oma kehatüübi teada, sest et väga palju kirjutatakse kehatüüpidest internetis
ja saab lugeda ja kindlasti saab ka endale mõne vihje, kuidas elus paremini hakkama saada. Ütleme mitte niimoodi, et paremini, vaid pigem ütleks, et kuidas tervemalt elada. No ja kui on tervis, siis on ju kõik muud asjad ka olemas. Ayurveda 10 soovitust ja lehmad. 25. jaanuar 2016, esmaspäev. Ootan pikki silmi, et naabrite külalised lahkuks. Nagu ikka, ütleb vahendaja iga päev, et külalised lahkuvad homme. Kui korteris omanikega vestlen, siis need korrutavad vaid sorry ja endiselt lärmad kella 4 hommikul. Paneb imestama, et nende häälepaelad sellele kriiskamisele vastu peavad. Täna olevat osad inimesed juba lahkunud sellest suurest pesakonnast. Lärmi küll vähem ei ole. Oleks teadnud, et nad veel ühe päeva karjuda kavatsevad. Oleks hommikul, kui nad magavad, teinud koridorist sama kõva lärmi, nagu nemad teevad. Paugutanud uksi, vahepeal tagunud ustele rusikatega, siis treppidest karjudes üles alla jooksnud, siis oma toast teleka röökima pannud ja ukse lahti teinud ja nii edasi. No lihtsalt inimesed ei saa muidu aru, kui palju nad lärmi teevad. Minu arust saavad indialased aru asjadest, kas samu asju kogedes või siis läbi metafoorse jutu. Ei piisa, kui neile lihtsalt öeldakse, et palun vaiksemalt. Ja ütlen küll neile, et nende pidu ei ole minu pidu, aga sellest nemad aru ei saa. Igapäevaselt püüan end harjutada naabri AC mootori ühtlase mürinaga. AC oli siis õhujahutaja. Ja proovin seda summutada siis oma AC ja muusikaga. Kell on taas 3 öösel, magada ei saa. Täiskuu teeb vist veel tundlikumaks. Täna tulin doktor Prashant Salga-Onkari juurest reisientsindaja Jaaniga ja ei pannud tähele seinal oleva AC kasti. Kõndisin hoogsalt peaga vastu kasti nurka ja sain korraliku põrutuse. Hea, et kohe seal samas on Ayurveda arsti ja Braganza erakliinik. See on vaid mõnesaja meetri kaugusel. Doktor Prashant mõõtis mu verenõhku, vaatas silmi ja ütles, et kõik on õnneks korras. Siin ei tohi unustada, et olen nende jaoks pikk inimene, 1 meeter 73 sentimeetrit. Indias käib arvestus jalgades, mitte meetrites ja sentimeetrites. 1 jalg ehk feet on 30,48 sentimeetrit ehk siis 0,3848 meetrit. Keskmised indialased ja ka koalased on lühikesed ning seetõttu võib kergesti pea kuskile ära lüüa. Peeglist vaatab näo asemel rindu ja nii edasi. Täna sain teada, et meie aia raudvärava jalakäijate värav on inimeste jaoks. Tore oli, et igaks juhuks kummardasin. Pääsesin teisest peapõrutusest. Nimelt tavaliselt ma seda väikest raudväravat ei kasuta, aga tõesti see on mini-inimeste jaoks, kohalike jaoks. Üldjuhul on suur värav lahti ja väikest ei ole vaja kasutada. Tore, et kummardasin. Avastasin oma üllatuseks, et doktor Prashant Sushruti Ayurveda kliinikus Braganza hotelli kõrval, nii nagu paljud teised Ayurveda arstid, pakub nii diagnostikat keele, küünte ja pulsi abil kui ka kiiret meditsiinilist abi nii allergiate, kõhuvalu kui ka muude hädadega. Täna just arutasime eestlastega, et inimestele meeldib jäädagi käima ühte rada, elades ühes kohas, süüa ühte toitu, usaldada vaid ühte arsti ja seda aastaid. Klapid peas ja teadmata, et ka selle sisse tallatud raja kõrval on päris mitu, mis võivad olla hoopis põnevamad. Mulle meeldib küll usaldusväärseid tegijaid külastada, kasutada ja soovitada, kuid sellest hoolimata olen avatud ja käin ka niinimetatud konkurentide juures. Tihti avastan meeldiva teeninduse ja soodsamad hinnad.
doktor Sudhindra, kelle juures aastaid käinud olen, on hästi vahva ja professionaalne arst. Teda kiidetakse suurepärase teeninduse poolest, ka tema naise Hemaga, kes klienti ooteruumis teenindab, on tore vestelda. Olen neilt Ayurveda ravide, koa ja indialaste kommete kohta väga palju õppinud ja neile väga tänulik. Doktor Prashanti avastamine oli samuti huvitav ja kõik see uus info, mida tema käest saan, ka selle neelan ma põnevusega alla. Küll jõuan hiljem seedida. Selgus, et doktor Prashant on lõpetanud Mumbai ülikoolis 7,5 aastat kestunud Ayurveda õpingud ning praktiseerinud üle 20 aasta, millest 12 aastat riiklikus haiglas Ayurveda konsultandina. Nii tema isa kui õde on Ayurveda arstid. Ta on pärit Maharashtrast ja tema massöörid samast piirkonnast ja Ayurveda sünnimaalt Keralast. Arst näitas mulle ka oma ametlikku tegevusluba, mis on välja antud terviseteenistuse direktori poolt. Tema enda kohta ja tema enda ja massööride diplomeid. Kes veel ei tea, siis mis see Ayurveda siis ikkagi on, siis Ayurveda on tavaline India rahvaravi, mis tuhandete aastate vältel on arenenud ja kohanenud tänapäevaste põhiprobleemide ja võimalustega. Kasutatakse looduslikke preparaate ja aastatuhandeid tagasi välja töötatud võtteid, mis aitavad enamasti väga tõhusalt kõiksuguste tõbede puhul. Kui juba Indiasse tulla, siis peaks kindlasti Ayurveda protseduure katsetama ja laskma arstil oma kehatüüp määrata. Peaks kas või 1 või 2 massaaži võtma, et aru saada, mis mõju sellel ravil on. Tavaliselt ei soovitata alla 5 massaaži korra, sest see ei ole mürk, mis kohe mõjub. Enamasti on ravi ohtra õliga. See, millist õli inimesele kasutatakse, otsustatakse arsti poolt, kes enne massaaži inimese üle vaatab ja välja selgitab, kas tegemist on vata, pitta, kahva või segatüüpi inimesega. Igale inimesele tuleks segada personaalne massaažiõli. Ka Shirodhara, mille käigus lamava inimese laubale 20 minuti jooksul tema kohal olevast kausist õli, teed, piima, lehma uriini või muud sellist niristatakse ja nirega edasi-tagasi lauba peal liigutakse, on asi, mida tasub proovida. Kõik need protseduurid puhastavad organismi, noorendavad keha ja leevendavad vaevusi. POP on organismi puhastus ehk detox ehk kehakaalu alandamise weight loss programm Panchakarma, mille käigus võib söömise peaaegu et unustada, tuleb iga päev käia massaažis ja juua selgindatud võid, sulavõid, ghee. Protseduur lõpeb kõhulahtististe ja WC päevaga, mil kodust välja ei saa. Kogu protseduuri vältel, mis kestab minimaalselt 10 päeva, on keelatud alkohol, seksimine, päikesevannid ja palju muud. Kehale on see igati kasulik ravi. Mulle seda läbi teha ei meeldinud. Võtsin küll 8 päevaga 10 kilo alla, kuid gheed juua ma enam iial ei soovi ja need lahtistid söövitasid mu õrna maokese ikka koledal kombel ära. Väga valus oli see viimane päev. Kui aega rohkem saan, siis panen aja katipasti ravile. See on põnev ravi, mis vähendab selja ja liigese valusid ja leevendab kroonilisi liigesehaigusi. Mul ei ole üht ega teist, kuid on super head mälestused sellest lihtsast tehnikast, millega Keralas raviti mu kohutavalt valutavat selga. Ei aidanud tookord mitte ükski muu ravi ja kuskilt abi ei saanud. Toodi kuskilt džunglist mulle isegi kohale valget pulbrit kasutav posija. Toodi mõned korrad see mees mind ravima, kuid mis aitas ja kohe see oli katipasti. Osades kohtades katipasti. See ravitseja valge pulbriga, no tema ravi mulle küll ei mõjunud. Jahust ja veest tehtud lameleiva taignast tehakse katipasti puhul seljale vall, mis pigistatakse kenasti naha vastu.
siis valatakse selle valli sisse soe õli, kuhu on segatud vajalikud taimeekstraktid ja kaetakse klient rätikuga. Umbes 20 minuti pärast eemaldatakse vatitupsuga õlijäägid, mis ei ole nahasse imendunud. Visatakse ära taigen ja tehakse õrn massaaž. Selline õlitamine annab fantastilisi tulemusi. Teadma peab, et Ayurvedas teeb massaaži alati mees mehele ja naine naisele. Kui mees pakub naisele massaaži, siis ei ole see mitte Ayurveda massaaž. Samuti Ayurveda kliinikus pakutakse ka tavaliselt massaaži tavaliste õlidega ja sellisel puhul võib küll juhtuda, et naisele teeb massaaži mees, kuid mitte vastupidi. Seadusega on keelatud pakkuda meesterahvastele massaaži naiste poolt. Paljudes kohtades on isegi silt väljas no cross massage ehk siis ristmassaaži ei tehta. Küsisin doktor Prashantilt mõned Ayurveda soovitused tervislikult elamiseks ja siin need on 10 soovitust tervisliku elustiili viljenemiseks. Esimene, hommikul alusta päeva klaasi sooja veega. Teine, peale lõunasööki joo petipiima. Kolmas, enne voodisse heitmist joo klaas keedetud sooja piima. Neljas, maga vasema sees käia. Kuues, hoolitsema seedimise eest selliselt, et käid 2 korda päevas WC-s hädal number 2 tegemas. 7, ära kunagi hoia midagi tagasi, mida tunned. Kui tunned, et oled unine, mine ja maga. Kui soovid WC-sse minna, mine kohe. Ära hoia end tagasi. Kui soovid nutta ja nii edasi. 8. soovitus. Söö aastaajale vastavaid köögi- ja puuvilju. 9. leia oma elustiilis koht kehapuhastusele, massaažidele ja joogale. Ja 10. ärka enne päikesetõusu ja lõpeta söömine enne päikeseloojangut. Näitan 2 Eesti prouale meie kompleksi kortereid. Stuudiokorterite rendihinnad on 2-3 kuise või pikema rendiperioodi jooksul puhul umbes 18 000 ruupiat kuus. Minu kodu meeldib neile väga, mulle ka, kui neid naabreid vaid ei oleks. 18 000 ruupiat, ütleme keskeltläbi, see on 200 eurot kuus. Ja see sisaldab kõike, sisaldab elektrit ja sisaldab vette. Ühes korteris, mida seest vaatama läheme, tervitavad meid tarakanid, sellised prisked ja suured. Oleksime pidanud tule põlema panema, natuke ootama ja alles siis sisenema, kuid vahendaja lubab korteri puhtaks pesta ja tarakanid ära tõrjuda. Vaat seda viimast on raske uskuda. Korter oli ju just äsja inimesi täis. Kuidas on võimalik, et need elukad ei seganud? Kuid sellega tuleb siin harjuda. Näiteks Hispaanias Tenerifel elades kohtasin kordades rohkem tarakane, kui ma koas olen kohanud. Vahel juhtub ka, et toas on lutikad. See saab päris ruttu selgeks. Naised paluvad mul selgitada, mis on erinevate koapuuviljade nimed ja kuidas neid süüa. Teen seda. Tihti ostan inimestele, kes grupiga minuga koakoolitus või muidu reisile tulevad, turult kõikvõimalikke puuvilju ja teen lühida infotunni. Seal räägime, millega tegemist, miks ja kuidas süüa ja maitseme järjest nii guavasi, passion fruiti, jackfruiti, chikusi, minibanaane ja rohelisi banaane, viigimarju ja marakujasi. Turult leiab veel igasugu põnevaid vilju. Draakonivili näiteks on üks huvitava maitsega vili. Iga asja söömine on omaette kunst ja seda võib julgesti ka müüjalt küsida. Nad selgitavad alati hea meelega. Viin naised kalangute ringile ja näitan, kus kohast ma juustu ostan. See on Punjabi piimaputka. Tutvustan neile kulfit ehk kohalikku jäätist, mis on tehtud India ja pistaatsia pähklitest.
sööme koos ära ühe kettakese, mille müüja meile tükkideks lõikab ja hambatikkudega koos koheseks maiustamiseks ulatab. Maksab see maiustus 50 ruupiat ehk siis alla 1 euro. Ostan endale juustu ja saan alles nüüd teada, et see ei olegi lehmapiimast, vaid hoopis pühvlipiimast tehtud juust. Väga hea juust, 360 grammi maksis 150 ruupiat. Veel palun näidata, millist lassit ja millist jogurtit pakutakse. Huvitavalt kõlab safrani jogurt. Safran on hindi keeles kesar. Kesarkööd on siis safrani jogurt. Selle proovin ära, kuigi tean, et kõik jogurtid, välja arvatud niinimetatud plain kööd, sisaldavad siin väga palju suhkrut. Indialased armastavad kõike, mis magus ja põevad nii diabeeti kui muid haigusi, mille puhul on vale toitumine ja tervist kahjustav elustiil peamiseks tekkepõhjuseks. Ostan 4 pakki piima, et teha järgmiseks päevaks ise jogurtit. See on mul käpas. Mõtlen juba mitmes päev, millistest kohalikest vahenditest annab juustukooki teha. Küll ma ka selle välja mõtlen. Jogurtit teen väga lihtsalt. Panen näiteks 2 pakki piima keema. Vahepeal natukene liigutan, et piim põhja ei läheks ja vaatan, et ta üle keema ei hakkaks. Ja kui piim hakkab keema, siis koheselt keeran piima kinni. Ootan, kuni piim on jahtunud umbes 40 kraadi juurde. Nii et on soe mõnus piim. Ja panen selle sisse lusikatäie jogurtit. Kas eelmisest jogurti tegemise korrast või ostan poest jogurtipakki ja läheb ainult 1 teelusikatäis. Vahest võin panna ka 2 teelusikatäit. Ja segan korralikult piima ja selle jogurti läbi ja jätan sooja tuppa jogurti seisma kas ööks või siis umbes 6 tunniks. Mõne aja pärast siis, kui see 6 tundi või vahel ka 7 tundi on mööda saanud, siis kontrollin, kui jogurt on kenasti paks, siis tõstan ta ettevaatlikult külmkappi. Minu arust saab niimoodi fantastilise jogurti. Vahel klopin selle jogurti mõne tunni pärast lihtsalt läbi ja panen uuesti külmkappi. Siis ei ole ta mingil moel tükiline ega ei pragune, vaid on selline mõnusalt siidjas. Nii, mida ma siis siin veel kirjutan? Lõpuks ometi olen kodus. Alati on nii mõnus maanduda oma turvalises tsoonis, kus on vaikus ja rahu ja keegi ei sega. Pesen hoolega käed ja hakkan maiustama. Panen saiamehe käest ostetud kohaliku ümara leiva vahele juustu, tomatit, kurki, koriandrit ja tilli ja mõnulen. Tulevad meelde minu indialasest abikaasa sõnad. Toitu joo, jooki söö. Mälun hoolega. Eelistan alati osta tumedast jahust tehtud ümaraid seest tühjasi traditsioonilisi saiu. Saiamehe kotis või siis suures riidega kaetud sinises tünnis, mida ta jalgratta taga pakiraamil kannab ja muudkui piibutamisega reklaamib, on ka pehmed valged saiad. Neid üldjuhul väldin. Indialane eelistab alati värskest toitu ja seda ostetakse vaid nii palju, kui kohe ära söödakse. See stiil, et teen ja söön, on ka kohalike uskumuste järgi kasulik mitte ainult nende kehale, vaid ka vaimule. Mälun oma saia ja mõtlen naistele, kellest äsja lahkusin. Naistel oli suur hirm siin kohas teed ületada. Oleks ka imelik, kui seda hirmu ei oleks, sest teed siin ei anta ja kui üle tee lähed, siis jääb mulje, et auto, motika või muu liiklusvahendi juhid vajutavad hoopis gaasipedaali, mitte pidurit. Tuleb meelde, kuidas ma ise siin alguses liiklesin.
täie käpu. Nüüd olen kui vana kala, kes ületab segamatult teed ka tipptunni ajal tiheda mitmerealise liiklusega. Kui muidu teelt üle ei saa, siis mine koos lehmaga. Kuid jah, kes esimest korda kaootilise liiklusega ülerahvastatud riikidesse satuvad, neile on tee ületamine esimestel nädalatel tõeline eneseületus. Tuttav oli sõbrannale selgitanud, et teed peab sõidusuunast diagonaalselt ületama. Ei ole mõtet ootama jääda, millal keegi peatub, sest seda ei juhtu. Tagasi astuda ei tohi, sest kindlasti on juba keegi selja taga ja sellist käitumist ei osata siin oodata. Hea võte on mõne lehma varjus teed ületada, sest lehm on püha loom ja temast juba üle ei sõideta. Väga õiged soovitused. Pilt, et lehmad otsivad prügikastist midagi või siis maha visatud prügikottidest tuhnivad ja süüa otsivad, on kohast tavapärane. Seda võib näha eriti õhtuti, kui lehmad koduteel oma sisse tallatud raja peal siin ja seal prügi juures peatuvad ja kõhu täis söövad. Nendega ühinevad tihti koerad ja varesed. Harvem näeb sigu ja rotte. Vahel mõni lehm pidi surema sisse söödud kilekoti tõttu, kuid üldjuhul on nad siin väga osavad kõiki kilekotte avama ja sealt söögipoolist välja sorteerima. Ja nad teavad täpselt, kus kohas süüa saab. Näiteks Domino pitsa taga Kalangute Kandolimi tee ääres on karilehmasid, kes kõik laupäeva pealelõunal kuhugi kadunud on. Kuhu? Kalangute laupäevase turu köögiviljasektsiooni, kust kohast nemad teavad, et laupäeval on turg ja jäänused visatakse turumüüjate poolt prügihunnikusse, seda mina ei tea. Kuid kohalikud panid tähele, et lehmad jalutavad laupäeviti hanereast turule. Enamasti liiguvad lehmad mitmekesi, harva üksinda.